Number 11, Siim-Sander Vene, meeskonna kapten. Rahvusmeeskonna kapten, 32-aastane Siim-Sander Vene on üsna omapärase karjäärikäiguga. Väga tal valikut polnud, kohe tuli ema-isaga koos trenni kaasa tulles, et ta oli umbes selline 5 kuune siis. Nimelt pole ta 17 hooaja jooksul endiselt kodumaa kõrgliigas väljakul käinud. Ega ma nüüd ei ole mingisugust nimekirja teinud, et kus ma kõik pean ära mängima ja siis selle järgi jooksen. Kõik see on jäänud aset leidmata põhjusel, et juba 15-aastaselt võttis noormängija vastu väljakutse liituda Kaunase Žalgirise süsteemiga. Sealt maalt oli nagu suhteliselt selge, et siit hakkab korvpall ja kõik nagu töö ja see käib nagu selle nimel, et noh. Siim, istume siin Unibet spordibaaris täna hetkel, mil sa oled üsna pea saamas 33-aastaseks ja mänginud siis hetkel 8 erinevas välisliigas. Kui nüüd, nüüdseks võib juba öelda edukale väliskarjäärile tagasi vaadata, siis kas see võtmemoment sellel teekonnal oli ikkagi see, kui sa 15-aastaselt nii-öelda kodumaa tolmu jalgelt pühkisid ja läksid siis Leetu Žalgirise süsteemi ära? Ma usun küll jah, et see oli ikkagi ütleme selline hetk, kus ühtepidi poisist pidi nagu mingis mõttes mees sirguma ja teistpidi sai nagu see, ütleme siis elu või karjääri valik sai ära tehtud, et sealt maalt oli nagu suhteliselt selge, et siit hakkab korvpall ja elu ja kõik nagu töö ja see käib nagu selle nimel, et enne oli ikka selline, ütleme tavaline spordipoiss, kes käis koolis ja siis õhtuti käis trennis, et sealt maalt nagu see sai ikkagi, ütleme, elustiiliks või ametiks. Ema Lea, isa Priit, mõlemad tol ajal, ikkagi, ma ütleks, profikorvpallurid, kui sa siia ilmale tulid. Ega vist väga varianti ei olnud, et sa korvpalli mängima ei hakka, arvestades seda, et sa ju sisuliselt tegelikult saalis sündisid. Et kui palju sa ise sellest võib-olla päris algusest mäletad? Mingisuguseid episoode ikka on veel selliseid pildikesi, mingisuguseid on kuskilt lapsepõlve sees, et kuskil saalis sai ringi joostud ja seal midagi tehtud, et aga et sealt mingi muu spordiala nagu esindajat minus oleks tulnud, ega väga palju variante nagu tegelikult ei näe, et ega seal väga tal valikut polnud, kohe tuli ema-isaga koos trenni kaasa tulles, et ta oli umbes selline 5 kuune siis, kui ta esimes ja sama oligi tegelikult teise pojaga. Mõlemad tulid umbes 5 kuusel trenni. Ega esialgu ei meeldinud. Algul läks raskelt, hiljem läks libedamalt, ega midagi erilist ei olnud. Kõige raskem oli aru saada sellest, et kui ise jooksid mööda platsi ringi, et siis ta ei tohtinud ju üle joone tulla ja siis oli mingi periood, kus ta oli keskjoone juures seal platsist väljaspool, juba teadis, et üle joone ei tohi tulla, siis seal röökis lihtsalt. Aga siis mingitel hetkedel ta sai saalitädi teda tuttavaks ja hakkasid varsti perioodid, kus sa teda ei näinudki 1,5 tundi, et käis kuskil mööda saali ringi ja Kalev ja Allis meeldis neile mõlemale, ütleme nii Kent-Kaarli kui Siim-Sanderile. Need läksid nii, et mäng hakkas, kadusid ära, aga teadsid, et mängu lõpus peavad igal juhul tagasi olema ja oli niisugused mänge, kus me ei teadnudki, kus nad on, aga iga kord tulid tagasi vähemalt. Päris sporti panime esimesse trenni ta jalgpalli tegema, aga see ei kestnud kaua, sellepärast, et jalgpallipall oli tema jaoks liiga suur. Tal hakkasid juba kohe nagu mingid viigastused tekkima. Ja ega me ei viinud teda kuskile laulutundidesse või tantsutrenne ei teinud, et tema ikka ainukene spordiala on suurelt jaolt ainult korvpall. See oli meil ammu võetud, et meie midagi suunama ei hakka, aga kodus hakkasid need lõngakerad ja väiksemad pallid juba peale ja igasugused mängijate nimed hakkasid läbi käima, et kes nüüd viskab ja kes nüüd viskab. Ta kodus mängis või siis imiteeris teisi suuri mängijaid nagu Kuusma, Sokk ja ma ei mäleta enam kõik, kes meil on seal kodus läbi käinud, keda ta on imiteerinud. Et seda pole olnud, et me oleks sundinud teda minema trenni.
Nagu juba öeldud, 15-aastaselt sa läksid Leetu, aga räägi, mis juhtus enne seda, ehk siis sinu see noorte korvpalli lugu enne Leetu minekut. Millal sa alustasid, kes olid treenerid, kuidas see kõik välja kujunes? Laias laastus ta tegelikult nii läkski edasi, et Tartust kolisime Tallinna ära ja läksin Tallinnas kooli, Tallinna Saksa gümnaasiumisse. Ja ühel päeval tuli Olev Paar astus klassi ja kutsus kõiki poissitrenne ja mäletan esimene päev seal, ma ei kujuta ette, seal oli ühesõnaga see saal oli täiesti ääreni täis oli seal, neid lapsi oli nii, et ega väga palju liikuda ei saanud ja mina ja Eerik Edus kahekesi sinna trenni sattusime ja olime ja sealt siiamaani purjetame, ütleme, et algul oli ta Sinimäe palliklubi ja kuidagi läks ta Siili palliklubiks üle ja Olev Paari käe all see kõik enam-vähem toimus ja jupp-juppaaval seal isa hakkas ka nagu asju sättima ja mingi hetk võitis kogu selle värgi üle, et ja kindlasti palju aitas kaasa see, et ma mängisin hästi palju vanemate vahel, et see kindlasti nagu oma vanuste seas andis suure eelise. Ja poistest on parim Siim Vene. Mäletad, sa hakkas sul kohe hästi välja tulema või kuidas see algus oli, et olid sa kohe selline eretäht ja eristusid teistest või ikkagi kuidas see algus oli? No ega nüüd päris kõike ei mäleta, et omast arust tuli nagu enam-vähem välja, ma mäletan, et käisin siis alguses 87-tega trennis, kes olid 87 sündinud, nad olid must üle 3 aasta vanemad, aga siis oli ikkagi, ta oli selline viisikutega mängija, ma ikkagi sain mängu, et ma ei istunud kuskil nagu väga pingi peal, et kindlasti ma olin seal nendest väiksem ja noorem ja enamusest ka kindlasti kehvem, aga ma arvan, et nagu väga ette ei jäänud kuskil, et vaevalt ma kõige säravam tähtsaalis olin tollel. Tegelikult oli selline nagu vaikne poiss, et ta ju väga selline lällaja ei olnud, et ajas oma asja rohkem ja ma ise läksin sinna võistkonda nagu natukene hiljem, et nad olid juba palju käinud, et ega ta sihuke kaerade vastu nii-öelda kuri ka ei olnud, et ma ise mäletan, et kui ma sinna läksin, et suhteliselt sõbralikult võeti vastu ja mida rohkem hakkas endal ka pall sisse võib-olla minema, siis noorest peast valitakse sõpru selle järgi, et siis seda paremaks sõbraks võib-olla saime ka. On 2 erinevas klubis või Euroliigas mänginud ja kui mitte rohkem, 2 kindlasti. Et Euroliiga on ikkagi suhteliselt piiratud mängijate arvuga, et sinna üldse pääseda ja 2 erinevas klubis, et see on ikkagi hea saavutus ja ma arvan, et pigem see nagu potentsiaal, mida hinnata, mis võiks jääda nagu, et ta võiks olla veel parem ja pigem tal nagu selle keha taha, et kindlasti on ka palju aastaid olnud, kus ta on nii-öelda katki olnud, et ega tal ei ole lihtne ka olnud sellega, et võib-olla kui keha oleks olnud tugevam ja poleks nii palju neid vigastusi olnud juba noorena, siis oleks võib-olla väikene see nii-öelda lend väheke kõrgem olnud. Sa mainisid juba, et isa Priit võttis ühel hetkel selle pundi sisuliselt üle ja hakkas ise tõsisemalt selle treeningtööga tegelema. No üleüldiselt võib-olla sinu senises karjääris, kuivõrd sa isa rolli hindaksid? No ma arvan, et üle on nagu raske hinnata, et väga suur, et ütleme juba sealt lapsepõlvest peale, ütleme, et kui ta ise mängis, eks see juba midagi mõjutas ja pärast hilisemad, ütleme, igasugused suurturniiride vaatamised, Euroliiga vaatamised, õhtuti kodus teleka ja selle asja üle arutamine ja pärast, kui ta ise siis nagu veel selle meie noortegrupi üle võttis ja ütleme, suunas ja õpetas ja ikkagi sellele arengule päris palju kaasa rääkis, et see osa on nagu kindlasti väga suur või suure tõenäosusega kõige suurem üldse on ju, et ja ega kokkuvõttes käib see tänase päevani, et suviti käime koos saalis ja neid telefonikõnesid, mis venivad tunni või pikemaks, et neid ikka tuleb ette
ütleme, et rohkem karva. Alla, kiiremini karmu alla, näed. Sa jääd poole peale ja sööt tuleb valesse kohta, viskad vale koha pealt. Sealt lüüakse sind maa külge kinni, nii et ragiseb. Tuleb panna, pausid nüüd korralikult. Jep, ja kohe ülesse. Et te olete valmis viskama, näed. Vot siuke lauapõrkest ise teinekord päästab mängu isegi, aga kui te peale ei viska, siis ei saa seda ka. Noh, eks see arutelude teema on, ma arvan, kõige suurem, et see, mida teised treenerid nõuavad, see töö oli meil nagu selles mõttes ette ära tehtud. Ja teine asi oli see, et noh, kui ma isegi seda treenerit tegin, siis ma kunagi ei mõelnud nagu selle peale või ei näidanud seda välja, et see on nagu minu poeg, et pärast ei tekiks mingisuguseid kõhklusi või kahtlusi või nagu arvamisi, et näed, isa tegi siin midagi nii ja isa teeb naa, et ma mitte kunagi nagu hiljem ei ole nagu treeneritele mitte kordagi ühtegi asja öelnud, et miks nii või miks naa, et pigem tuleb nagu mehe endaga nagu läbi arutada, et mis läks halvasti, miks hästi, kui läheb halvasti, et miks ta halvasti läheb, sest ega eksivad ju ikkagi mängijad, mitte treenerid, et treener võib küll teha näiteks mingi vale süsteemi, aga mängijad peavad oma ikka ära tegema. Sama asi, et sa ise lendad tahapoole, pall viskab sind, paned ette äärde kohe. Jalad ei olnud valmis. No nüüd Jaan oli parem. Üks, kohe sees ka. Aga mis siis saab, kui järgmine aasta ei saa peale? Siis jääb leping edasi või siis jääb läbi või? Seda tahtsid sina või Nevad? Siis ei tule uut lepingut või? Tegelikult ühesõnaga täis palgale. Siis peab nautima projekti põhiselt, et üritab edasi saada, võtta viimast, mis võtta annab. Eks see korvpalli haikuju on selle osa ikkagi kõige tugevam osa, et füüsiliselt ta pole kunagi võib-olla teistest nii üle olnud, aga kui sa ikkagi lähed nagu uude võistkonda ja korra joonistatakse liikumine ette ja sa teed õieti kaasa ja ei eksi selle pealt nagu kordagi ja oskad nagu teisi ka kaasa aidata ja paremaks teha, siis see on tema üks kõige suurem tugevus. Ja eks aastatega on see ütleme, mängu niisugune osalemine ka ikkagi oluliselt paremaks läinud, et oli perioode, kus ta võib-olla kadus nagu liiga ära, kuna kui sa ei ole nagu teadvust endale, et oled välismaalane ja sa pead nagu statistikat tegema, siis mingitel hetkedel nagu see on halb, et sa pead ikkagi vaatama, et kus sa nagu mängid ja kus sa nagu oled, et mis sest, et ta on küll kogu aeg välismaal olnud, aga Leedu oli ikkagi üsna pikk periood, 10 aastat, seal neid kõikumisi oli rohkem nüüd, aga sealt ta sai selle kogemuse kätte ja need ülejäänud aastad, mis ta siin on käinud mööda maailma ringi, et seal on nagu asi nagu paremini läinud. Siim-Sander on oma loomult väga tasakaalukas, ta ei tee ühtegi otsust ilma, et ta pikalt selle konkreetse otsuse üle nagu järele ei mõtleks. Ja tal jätkub ka julgust nõu küsida. Ta helistab isale, ta räägib läbi oma abikaasaga, et siis lõpuks teha õige otsus. Ma ei tea, et ta ühtegi otsust oleks teinud kiirustades ja läbi mõtlemata. See on tema minu meelest põhiline tugevus. Kahju, see on ka nagu nõrkus, et see tuleb ka teinekord korvpalli kaasa. Et mida ma tahaks nagu teinekord, et ta platsi peal nagu kiiremini võtaks otsuse vastu, aga ta nagu menetleb seda päris pikalt teinekord. Žalgirise huvi Siim-Sandri vastu ei olnud kuskilt otsast juhuslik. Kui aluse selleks pani edukas kodune U16 vanuseklassi EM-turniir Tallinnas, kus nüüdseks juba pikalt välismaal pallinud ääremängija oli üks säravamaid mängijaid. Ja siis tekkisid esimesed agendid, et oli siin Kreeka huvi, oli siin Hispaania agent ja siis tuli Žalgirisest leedukas teda vaatama, kuna ta sai kontakti läbi selle Hispaania agendina. Üks päev, jah, isa keskis koju tulla mingi peale teist või kolmandat mängu, ma mäletagi seal täpselt ja eks ma ikka mõtlesin, mis sigadusega nüüd hakkama sain või kus ma millegagi vahel jäin, et mis nüüd koju peab minema. Aga siis oli Malaga pakkumine oli ja kas oli ka, kus äkki 6 aastat vist ja põhimõtteliselt oli vaja ka kohe seal otsuse ära teha, aga noh, see oli nagu selles mõttes täiesti tühja koha pealt. Ma ei osanud seda oodata, ma ei arvanud sellest mitte midagi, ma ei näinud seda kuskilt tulemas, et 6-aastane leping siis pandi lauale? Jah, oli vist jah.
aga ma ei tea, see jah vist käis suht kiirelt, et kas pean kohe minema üles asju pakkima või saab turniiri lõpuni mängida, et ei tea, eks seal isa siis hakkas ka midagi seal küsima, et mis sealt tausta uurima ja kuidas seal on see süsteemid ja asjad ja eks seal siis koorus veel seal huvi, seal tuli neid teisi huvilisi veel juurde ja eks ma seal jäin oma mänguga ka ilmselt silma ja me mängisime tookord ju leedukatega, kus olid Donatas Montejõunas oli ju meil vastas. Ja ta tuli seda mängu nagu vaatama ja see meil õnnestus nagu päris hästi. Saime isegi siis kontakti, kuna see Žalgirise mänedžer õppis minuga ühel ajal ülikoolis spordimeditsiini ja me mängisime koos korvpalli. Et tekkis nagu siuke kontakt ja siis arutasime nagu need valikud läbi ja jäi see Kaunase variant ja mis oli üks argument oli see, et Kaunas on ikka üsna lähedal, et kui mingi häda on, saab minna ja tuttavad inimesed ees ja süsteem oli juba korralikult seal püsti pandud ja no põhimõtteliselt ega nii kui me sinna koha jõudsime, oli selge, et ainukese äramineku mõte on see, et kodust asjad tuua, et ega seal rohkem nagu minu arust aruteluks ei läinudki, et tagantjärgi mõeldes oleks nüüd Malagas ära käia vähemalt üle vaadata, mis sealt pakuti, aga jah, nii see otsused minu arust läksid suht kiirelt. Noorelt üksi välismaale minek on tekitanud viimastel aastatel omajagu jutuainet. Vene oli sel ajal sisuliselt esimene, kes läks kodumaalt Euroopasse õnne proovima. Algus oli kohati raske ja seda eelkõige just korvpallivälistes tegevustes. See kooli nagu sisseelamine või see oli ikkagi selline, ütleme, ta oli pigem nagu keeruline, et ega seal väga palju need inglise keele rääkijaid ei olnud, ise ei saanud midagi sellest aru, mis nemad seal teevad. See kool ise oli ka, ütleme, selline pehmelt öeldes selline patsaanide kokkutulek, et kui keegi küsis, kus koolis käid ja ütlesin kooli nime, siis et okei, kes sind sinna pani, et aga jah, et see oli kindlasti raske, et esimene aasta sisuliselt seal käisid kohal, panid vihikusse midagi kirja, mis tahvli peal kirjas oli, aga sellest arusaamast oli nagu suhteliselt vähe, et ma arvan, see oli esimese aasta kuskil jaanuaris, kui ma hakkasin käima nagu eraldi keeletundides siis ja see kestis kuskil 4 kuud ja selle lõpuks oli enam-vähem mingi baas oli selge, et kui sai mingid sõnad selgeks ja enam-vähem sai aru, kuidas see keel toimib, siis sealt maalt juba nagu edasi läks palju lihtsamalt. Ir vis tik mūsų gimtoji kalba iš ties viena sunkiausia. Ir kaip tau sekėsi mokytis? Pradžia nebuvo lengva. Vis tiek reikėjo laiko ir grammatikos pusė iki šiol dar yra vis tiek sunku. Noorelt välismaale minek, sellest on palju räägitud, sest nüüd neid minejaid on ju üle päeva sisuliselt, kui veidi siin nii-öelda utreerida. Kuidas sina sellele kõigele vaatad? Sina läksid üsna lähedale, sina läksid 15-aastaselt. Osad ütlevad, et see varakult minek kasvatab nii-öelda vaimselt katkiseid lapsi, et sina oled kõige õigem inimene, kes oskab seda ilmselt tänasel päeval hinnata. Et kui sina peaksid täna noorkorvpalluritele soovitusi andma, ma ei ütle, et sa pead ütlema, et nüüd selles vanuses, aga mis ajaraam võiks olla, kui on nagu mõistlik minna üksinda ära nii, et vanemad sul seal kaasas olla ei saa, et oskad sa seda kuidagi paika panna? No lihtne vastus on, et minu arvamus on, et pigem tasub minna. Aga eks seal ole palju asju, mis eks natukene sõltub sellest lapsest endast ka, et kuidas see isiksus ikkagi on ja kuidas ta nagu, kui palju ta arenenud on just nagu inimesena, ütleme, või mentaalse poole pealt, et ilmselgelt, kui läheb nagu selline, võib-olla veel mitte nii palju siis mentaalselt täiskasvanud noor läheb välja, et eks neid jamasid siis kindlasti tekib rohkem, et eks ta siuke mingis mõttes ta on ikkagi loterii, et ega sa kunagi ei tea päris täpselt, kuhu ta läheb ja mis temast seal saab. Kui sa läksid sinna, palju kokkupuudet esindussatsiga oli ja siis millal sa nagu konkreetselt esindussatsi juba kuulusid? Esimene kokkupuude oli põhimõtteliselt esimesest päevast, et duublid ja esindusmeeskond treenisid tollel ajal ühes saalis. Duubil oli enne, esindusmeeskond oli pärast, põhimõtteliselt iga päev 2 korda päevas sa nägid seda esindussatsi, et selles mõttes see mingisugune side või kokkupuude oli nagu kogu aeg olemas, ütleme peaaegu igapäevaselt,
et noh, ja Leedus on, ütleme, see käe andmise kultuur on ka, et noh, kui sealt sina lähed saalist välja ja kõik need vanemad tulevad, siis selle ringi käisid iga kord läbi, seal andsid kõigile kätte ja mingisugune see oli nagu olemas ja noh, ilmselgelt, kui keegi sai seal aru, et noortes on ka üks välismaalane, siis vanemasatsi välismaalastega said ka nagu vahepeal mingisuguse jutu peale juba ja Tundsid sa, et mõni mees võttis nagu konkreetselt su nagu oma tiiva alla või nii konkreetset juttu ei olnud? No esialgu nii kaua ei olnud, kui ma otseselt ei mänginud seal võistkonnas, et pärast juba oli küll, ma arvan, Markus Brauniga me istusime riietusruumis kõrvuti ja ma aeg-ajalt pidin talle üht-teist tõlkima ka veel sealt, kui omanik käis midagi rääkimas, et ja trennis nagu ka ta ikkagi päris palju suunas ja õpetas, et seal nagu seda oli kindlasti ja teine ka oli, tollel aastal oli Travis Watson, kellega noh, ma jäin kaalus, ma arvan, üks selline 30 kilo alla ja jõus umbes sama palju, et trennistamist nüpeldas nii, et vähe ei olnud, aga reaalses elus ta nagu hoidis mind suhteliselt palju. Euroliigas 4 hooaega, siis lõpuks mängisid sa Žalgirise esindussatsis ja tulite ka 3 korral Leedu meistriks, et selle Leedu perioodiga vaadates nüüd ka natuke ettepoole sinu kogu karjääri võib vist tegelikult ikkagi väga rahul jääda. Kogemusi ja sellist mängulist poolt sai sealt kindlasti palju, eluliselt õpetas ka kindlasti omajagu, mingeid tulemusi sai ka, ütleme, et noh, kahetseda selles mõttes ei ole kindlasti midagi, et kas kuskil oleks võinud võib-olla, ma ei tea, parem ära minna või midagi teha. Ei tea, et aga iseenesest ma nagu tagantjärgi ei põe küll seal millegi pärast otseselt. Aga kas see otsus sealt lahkuda, jällegi värskenda mälu, oli pigem sinu enda otsus, oli see nii sinu kui ka Žalgirise otsus või kuidas see tee lahku läks? See pigem sai ikkagi meile mõlemale selgeks jah, et istusime veel maha viimast korda ja Šaras juba tuli treeneriks ja seal juba see hooaja lõpp oli pigem näha, et ma seal sinna joonisesse liialt ei mahu, ma läksin ikkagi kirja kui välismaalane nii-öelda ja endal olid ka ikkagi jah, mingisugused mõtted, et võib-olla on aeg midagi muud proovida ja kuskil midagi veel teha, et kui mitte nüüd, siis võib-olla mitte kunagi, et võib-olla siis jäängi Leetu, et pigem oli selline koos istusime maha, rääkisime läbi ja oli mõlemale poolele selge, et oli tore, aga lähme edasi. Ja nagu ma alustasin ja mainisin, siis 8 erinevas välisliigas oled sa mänginud selline, ütleme siis pendeldamine heas mõttes ühest riigist teise, ühest klubist teise. On see olnud kuidagi spontaanne, on see olnud kuidagi taotluslik, et see on sulle kuidagi loomuomane, et sa oled otsinud erinevaid väljakutseid, erinevaid kultuure? Ei, pigem on ta ikkagi juhtunud niimoodi, et ega ma nüüd ei ole mingisugust nimekirja teinud, et kus ma kõik pean ära mängima ja siis selle järgi jooksen, et eks ta ühtepidi oli peale Žalgirisest nagu seda tulekut, eks ta oli veits selline otsimiskoht, et noh, et kuhu ma siis täpsemalt sobitun ja kuhu ma lõpuks maandun, et see Venemaa tuli lihtsalt sinna vahele. Pärast seda tuli juba Itaalia, Hispaania otsa, et noh, et eks ma natuke arvan, et see kant mulle lihtsalt sobib nii eluliselt kui selle korvpalli poole pealt. Seal on see tase on piisav, see mängustiilid on nagu sellised, mis mulle endale enam-vähem meeldivad ja ka mänguliselt sobivad, et ma arvan, et see on see põhjus, miks ma sinnapoole olen jäänud, et natukene kahju on, et neid vahetamisi võib-olla nii palju tulnud, aga need on nagu kuidagi eluliselt juhtunud kogu aeg, et küll tuli koroona, küll seal mingisugune muu jama kuskil tuli vahele, et jah, lihtsalt kuidagi elu on need asjad mänginud niimoodi. Aga kui tihti on seda momenti sul tulnud mõttesse, et tahaks nüüd natuke rahulikumalt, et võiks olla paar hooaega ühes klubis või kas või isegi mitte ühes klubis, aga tahaks kuidagi sellist võib-olla stabiilsemat keskkonda enda ümber või see ei ole sind tegelikult väga häirinud? Neid mõtteid on ikka olnud, otseselt ei häiri, aga teinekord ikka mõtled. Ma ütlen, neid 2-aastaseid lepinguid ma olen teinud küll, et ja lähedki mõttega, et sa jääd sinna 8 aastaks, aga siis jälle kuskil tuleb midagi vahele, et ma ei tea, küll ühe korra oli kuskil mingi operatsioon, ühe korra oli koroona, ühe korra kuskil osteti ära, et neid asju, mis on juhtunud, et neid
nagu võimalusi on olnud, et ma kuskile jään pikemaks, aga samamoodi midagi elu on vahele seganud kogu aeg kuskil. Kindlasti tahaks ära mainida ka Itaalia kõrgliiga klubi Varese, just seetõttu, et sa olid seal tegelikult 3 korda, küll väikeste sutsakatena kohati, aga 3 korda, seal on mänginud ka Kristjan Kangur ja Janar Talts ja üldse ma arvan, et Eesti korvpallisõprade hulgas selline tuttav koht. Žalgiris ja Varese on nagu sellised, ütleme siis kodused või sellised jah, et nii nagu selle, ütleme niisama elu poole pealt, kui siis nagu klubi inimestega selline suhete loomine ja hoidmine, ütleme, et need on, sealt on nagu kindlasti kõige paremad mälestused jah, et nendega käib kõige rohkem nagu tagantjärgi ka see suhtlus ja kõik see, et Vareses ma arvan üldiselt nagu eestlasi on suhteliselt hästi vastu võetud ja eks me oleme seal nagu enam-vähem esinenud ka, et ei ole nagu oma riigile seal läbi teinud, et pigem on meiega seal alati rahul oldud, kes me seal käinud oleme ja Eesti lipp on alati saalis olnud. Uus hooaeg on seni juba 8 erinevas välisliigas mänginud rahvuskoondislasele 18. profiaasta. Sedakorda langes valik küll Hispaania esiliiga kasuks, kuid hea esinemise korral on võimalus taas sekkuda Euroopa mõistes kõige kõrgemasse mängu. Järgmiseks hooajaks lähed sa tagasi Hispaaniasse, aga sedakorda siis Hispaania esiliigasse ehk siis Let Goldi. Räägi see valik võib-olla ka põgusalt lahti, et miks sa Burgose kasuks otsustasid? No laias laastus ühe mõttega, et pääseda järgmiseks aastaks tagasi ACB-sse, et laias laastus on üks eesmärk sellel kogu minekul, et teistpidi mingi otsus oli vaja teha, Hispaania mulle iseenesest meeldib, ma sinna tahtsin natuke saada või siis Itaaliasse, aga kuidagi nagu need asjad langesid niimoodi kokku ja ma pidin mingi aja ootama seda Jeruusalemma plussi. Ma ei olnud kohe turul nagu vaba seal, mingisugused asjad mängisid seal oma rolle ja kuidagi ta nii läks, aga ühtepidi nagu tahad mängida ikkagi võidu peale, et okei, teise liiga võit ei ole riigimeistriks tulek, aga sa nagu mängid ikkagi võidu peale, et see mängimise poole pealt see nagu on meeldivam ja väljakutsuvam kui see, et sa mängid võib-olla ülemises liigas väljakukkumise peale, et kas ma suudan seal ära päästa, et ma ei kuku välja või saad seal hooaja jooksul 3-4 võitu ja lõpuks kukud välja, et mingis mõttes võib-olla see on isegi nagu rohkem väljakutsuva. 17 aastat oled sa Siim profikorvpalli mänginud ja seda kõike välismaal. Kas Siibrit ei ole ette visanud? Või sa võtad seda puhtalt ikkagi tööna? Vahest on ikka, aga eks neid raskeid hetki on olnud, et kindlasti. Ütleme, viimane näide on, et eelmine suvi, ütleme, kogu see koondise asi ja kõik see ikkagi tõmbas tühjaks, et näiteks novembri aken oli väga raske aeg tegelikult. Et seal oli küll selline mentaalne tühjus oli täiesti olemas, ega need mängud väga välja ka ei kukkunud, olgem ausad, et eks need ikka tuleb teistpidi, ega nagu paremat töökohta on nagu suht raske leida ka, et kannatad selle ära ja mõtled oma asjad peas läbi ja elu läheb edasi jälle, et mingi teadmine on ju kuklas olemas, et ega see lõpmatuseni ei kesta nagu nii, et see varem või hiljem saab läbi nagu nii ja elu teeb jälle omad korrektuurid ja siis tuleb midagi muud valida, et profisportlase amet selles mõttes on loll amet, et 2 korda pead pensionile minema elu jooksul. No Eesti liigas sa väljakul ei ole käinud ja seda just seetõttu, et sa läksid 15 aastaselt juba Eestist minema. Kas siit tuleb pretsedent või sa ikkagi nii resoluutselt ei ütle, et sa üldse kõrgliigas väljakule ei tule? Mingi aeg mul oli see mõte, et võib-olla jah, et see oleks nagu äge, kui olekski 20, ütleme, ja kõik välismaal ja kordagi ei käikski Eestis platsi peal. Täna iseenesest ei muuda see, ma arvan, minu jaoks midagi selles mõttes, et ma
ma ei jää midagi kahetsema või midagi, ma ei tea, see nagu ei ole mul eesmärk, et ma pean mängima. On mingisugused näited, mis mulle iseenesest meeldivad, kui näiteks Songaila või Jassikevitsus tulid ja tegid oma viimase aasta kodumaal ära ja võtsid kodumaa tiitli, et ühtepidi see on nagu ilus lõpp asjale, aga teistpidi see on nagu ka omamoodi nagu märk, kui ei mängikski kunagi. Sel ajal, kui sa olid Leedus, oli 2009, tegid koondise debüüdi 18-aastaselt. Tänaseks oled sa koondist esindanud 91 korral, no 15 aastat on sisuliselt nüüd juba debüüdist möödas. Oskad sa öelda, kui lähedal see viimane mäng praeguse rahvuskoondise kaptenil koondise särgis võiks olla? Mängitud on juba oma jagu ja no läheb siis kaua läheb, et selge on see, et iga aastaga see ütleme suve taastumis- ja ravimisperiood läheb pikemaks ja suvel nagu seda koondise asja sinna vahele sulatada on järjest raskem. See ei ole võimatu, aga selge on see, et akendes on tunduvalt lihtsam käia, et täna ma koos Kanguriga mängu veel pidama ei hakka. Sa oled koondise särgis pannud maha ka ühe korraliku punktirekordi mängu. See oli küll ühel nii-öelda sõprusturniiril, kontrollturniiril. Mäletad sa ise seda mängu veel? Ja mäletan ikka jah, et meil oli igal juhul võitu vaja seal mängus. Mäletad summad ka? Palju kokku tuli? 41 vist. 41. Ja meil oli vaja võitu ja meil oli vist suhteliselt suure punktiga oli vaja võita seda mängu, sest et seal tekkis mingisugune surnud ring sellel turniiril. Ja ikka koduturniir oli ja igal juhul tahtsime võita ja kuidagi kukkus välja ka veel. Haapsalu korvpalliga toimetamine tänasel päeval, on see mingi teadlik juba idee, et ühel hetkel mängikarjäär saab läbi või lihtsalt, et mõtted vahepeal nii-öelda oma mängimiselt kõrvale saada, et ühesõnaga, miks just Haapsalu? Ta selles mõttes ta ei ole kindlasti see, et ma ehitan sinna nüüd oma karjäärijärgset elu üles, et ta ei ole nagu selles mõttes nagu tagavara variant või midagi, et miks üldse Haapsalu, no võt kunagi hakkas meeldima ja veetsin oma suved seal ja elasin seal mingisuguse aja ja vaatasin, et kuidagi nagu kõik asjad on olemas, aga nagu ei võistkonda ja ega väga noorte asja ka ei olnud, ja Lev Koi seal kuidagi natukene toimetas või ta sinna saadeti toimetama ja mõned asjad seal veel jooksid kokku, teades veel seda tausta kunagi, et Haapsalu on ka meistriliigas mänginud ja linnapea, eks ole, on ise mänginud meistriliigas ja on mingis mõttes, korvpalli inimene, et nagu kõik märgid nagu olid olemas, et nagu miks ei peaks või miks ei võiks ja teistpidi ta siuke hobi või nagu natukene oma mõtete nagu eemale saamiseks, selleks ta on nagu ka kindlasti väga hea ja ta pakub mulle iseenesest huvi ka kogu see kontori pool, pakub mulle rohkem huvi kui näiteks treeneri töö või selline asi, et ta on minu jaoks selline tore väljakutse ja midagi sellist huvitavat, selle igapäeva asja kõrvale kindlasti. Aga nagu ma aru sain, isa jälgedes treeneri ametis sa ei unista? No täna ma ennast kuskil peatreeneri ametis päris otseselt nagu ei näe jah, et vaatame, mis see karjääri lõpupool toob, aga täna ma nagu otseselt selle poole kuidagi tööd ei tee. Korvpallurite perekonnas sirgunud Siim Sõnder-Vene on juba praeguseks teinud igati uhke väliskarjääri. Lähiaastad näitavad, kas lõppakord saabub sümboolselt piiri taga või paneb mängumees vähemalt üheks hooajaks ka kodumaal ketsid jalga.